Ma võib-olla küsingi lihtsalt kõigepealt, teeme nagu sellise esimese kiire ringi. Lihtsalt sellised, kõige lihtsam, ärge Urmas andke ära, hakkame teist kohe pihta. Kõige lihtsam, võib-olla selline praktiline soovitus, esimene. Mida üks ettevõtja, kuidas ta peaks tegelikult seda koostööd alustama? Milline vaade võiks siis lõpuks ühe teadusasutuse, ülikooliga, mõne teie taolise ettevõttega koostööni viia? No, mis siin ikka keerulist on, et 2 minutit hilinesin siia istumisega ja me vahetasime eelkõnelejaga nimekaarte, et kontakteeruda siin lähipäevil ja leida siis mõlemapoolsed huvitavad tegevused, aga ikkagi tuleb rääkida, et oli ka küsimus, et kas meid leitakse või peame meie leidma, et kindlasti meid leitakse, kui me teeme ennast nähtavaks, räägime, anname informatsiooni ka ja seda me teeme EAS-ile, ka ministeeriumis olevatele tuttavatele kolleegidele ja ministri kolleegidele ja nii me kokku saamegi. Ehk ma saan aru, teie põu on visiitkaartides punnis, kogu aeg jagate neid ja see ongi arusaadavalt kontaktide loomise esimene level. Jah, praegu on küll niimoodi, et visiitkaartide peale kulub oluliselt vähem, sellepärast, et on elektroonilised võimalused enda tutvustamiseks, aga eks ikka kulub, jah, neid ka. Arusaadav. Andke mikrofon edasi, mis on, Eero Kalberg, teie mõte üks, mille tänase päeva pealt võiksid õhku isata? Kindlasti teevad tööd inimesed ja meie head inimesed ja kui me räägime innovatsioonidest, siis innovatsioonid peavad kuidagi rakenduma. Ja meie inimesed, meie kooli inimesed ilmselt seda vestlust kuulates kogu aeg mõtlevad selle peale, aga kuidas need toredad ettevõtmised rakenduvad, kes neid teeb ja kui ruttu see läheb. Nii et väga tahaksin rõhutada just seda külge, et innovatsiooniga käib kaasas tingimata väljaõpe, et kui mingi uus lähenemine luuakse, et sellega kaasneks ka nii-öelda kohe manual. Et meil praktikas on kogemused, et juba autod tulevad välja, lähevad sõitma ja ei ole veel niimoodi õppematerjalid jõudnud ja siis kui ajas näiteks tagasi lugeda, et tuli välja näiteks Kani ja uus põlvkond, aga kas meil koolis juba need tehnikud või insenerid õpivad selle järgi, et tuleb leida moodus, kuidas inimeste ettevalmistus selle innovatiivse arenguga sammu peab. Nii õppeasutuses kui ka siis selles samas ettevõttes, kes seda koostööd planeerib. See on koostöö küsimus, et peab mõtlema ka kohe järgmise etapi peale, et kes on need inimesed, kes seda rakendama hakkavad ja siit ma jällegi väsimatult jõuan ühe koha peale tagasi, et meil teatud kompetents tuleb nagu koondada, ilmselt sektori alane ja see koosneb ikkagi ja üks koht ka meie kompetentsikeskuse loodava puhul on see, et üks kutsehariduskool on üks väga hea platsdarm, kus saavad kokku ettevõtted, töökäte otsijad ja kui me panustame sinna ka teadusasutuste nii-öelda õppekava arenduse, mis siis põhineb tootearendusel, siis me ehk jõuame sammu pidada nende väljakutsetega, mis meie ees seisavad. Aitäh! Ma katsun niimoodi järge pidada, ehk kõigepealt suhtluskommunikatsioon ja teiseks inimeste kaasamine nii ettevõttes kui ka siis koostööasutuses, et see puudutaks inimesi, see koostöö, planeeritav koostöö. Palun, Tanel Taavi Politiko. Ma arvan, et meie valdkonnas on hästi oluline see, et nii tootmine kui teadus teevad koostööd ja kuivõrd minu ettekandes oli mitu slaidi, kus on näha, kuidas valdkond on arenenud, siis ma julgen küll täna öelda, et valdkonnas on juhtides puudu, et me peame motiveerima ka noori ja meie missioon on ka kindlasti see, et meelitada neid noori õppima ja läbi selle siis saab ka valdkond paremaid inimesi, et kui täna näeme, missugused on investeeringud olnud, siis tõepoolest enam ainult sellise massfüüsilise tööga farmides ja põllumajandustena ära midagi ei tee, et need tehnoloogiad tahavad väga häid teadmisi. Ehk te viitate, ma küsin niipidi üle, et kas te viitate sellele, et järelkasv, pikem vaade, kes selle asjaga tegeleb 10-15 aasta pärast, 5 aasta pärast kas või? Kindlasti jah, ja ma usun, et kogu see valdkond peab olema niivõrd
hästi valgustatud, et noored ei pelgaks põllumajandussektorisse tulla. Väga hea mõte, aitäh, Andres Keeman, palun. Ma arvan, et minu arvamusega ühinevad võib-olla ka need 4-5 ülejäänud värvitootjat Eestis, on see, et meie distsipliini koolitus kõrgkoolides praktiliselt puudub. Kõik väljaõppe toimub koha peal. Et siin on koht, mille peale mõelda, kuidas seda teha kõrgõppeasutustega nii, et tekiks sünergia, et tekiks ühine huvi. Kindlasti on siin ettevõtetel palju ära teha, pakkudes praktikabaasi, pakkudes projekte kas või lihtsalt sellepärast, et läbi selle saaksid üliõpilased ennast harida ja nii edasi. Ma jätaksin ministri viimasena ütlema, et muidu pärast keegi tunneb kohustust kiita ministrit takka, nagu see hierarhilises ühiskonnas meil ikka on, eks. Et anname vahepeal vallavanematele sõna, Kalle Toomet. Jah, kohalik omavalitsus muidugi on hoopis teistsuguse rolliga ja see kindlasti meie põhifunktsioon ongi teada ja tunda oma ettevõtjaid ja olla ka see sideühendajaks ja propageerijaks, kuidas nendel oleks võimalus väljundeid teha, olgu ta siis teaduse poole peale või olla ka aitajaks kaasa ka noorte kasvatamiseks selles osas. Nii nagu eelkõnelejad ütles, tegelikult ma võtan ka Taneli seisukohast nagu väga hästi kinni. Meie kohalike omavalitsuste roll on hariduse ettevalmistamine ja hariduse sellise tingimuste loomine selleks, et ettevõtlus nagu kerkiks ja sealt kaudu saaks ka teadust edasi arendada. Nii et kohalik omavalitsus on väga suur roll. Teine võib-olla tasand veel on veel. Teil on roll suur, aga rahakotti ka on selle jaoks? Rahakotti tegelikult ei ole. Väga hea, toetus on. Jah, ja sealt kaudu see tegelikult niimoodi käibki, sest et meie roll oleks ka tegelikult olla selline niinimet pasun väljapoole. Hõigata, jah, me propageerime ja me ütleme seda, kes meil on ja meil on head koostööpartnerid olemas nii ettevõtjate poole pealt kui ka tõesti teadus-aretuspoolte pealt. Et jah, me ei ole rahakott, aga me aitame kaasa. Heiki Hepner. No tegelikult väike rahakott selles mõttes on, et omavalitsus peaks looma seda infrastruktuuri või taristut, siis, kus ettevõte saaks arendada. Tõepoolest meil ei ole, omavalitsuste rahastussüsteem ei ole sedasi loodud, et me saaksime väga palju panustada ekstra nüüd mingite arendusfondidesse ja toetada seal siis ettevõtteid, aga siin kui oli ka Salutaguse pärmitihasest juttu, et võis tunduda, et see kuidagi jube kergelt tuli see Lallemand ja see areng oli kuidagi iseenesest mõistetav, siis tegelikult oli koostöös, loomulikult Tiina Valk on suurepärane juht ja väga tubli inimene, aga need sammud, mida astuti ja et kuidas selleni jõuti, et seal on vaieldamatult ka omavalitsuse roll. Seal, ma toon lihtsalt kas või selle näite, et tegelikult pärast seda, kui nad olid oma pärmitööstuse saanud uuele tasemele ja ekspordikanalid kõik 100% toimima, otsustati Kanadast, et toovad ka ära nüüd siis biotõrjevahendid Soomest, nende tootmise seente baasil. Kõige tuntum võib-olla on siin see metsakaitsevahend Rotstop ja seda ei toodud mitte ainult sellepärast ära, või isegi see oli hoopis, ma ei oska ütelda nüüd mitmendärgu, aga kõige tähtsam oli see, et meie nii just see tootmise puhtus, täpsus, see oli see kvaliteet, oli väga kõrge. Ma ise olen suhelnud ja kui sellised otsused tehakse, alati pöördutakse ka kohaliku omavalitsuse poole. Või teine näide nüüd on vineeritihas, Kohila vineeritihas, mis laieneb ja kohe on avamas uut tootmis, võiks ütelda siis kahekordistab või isegi enam toodangumahtusid ja et see on väga ütleme, pingeline suhtlus ka investoritega, kus omavalitsused peavad sisendama, meil on piisavalt tööjõudu, mida meil tegelikult Kohilas täna ei ole. Sa pead andma neile näitama, et kuidas on võimalik seda siis leevendada, kust kohast on võimalik seal tööjõul tulla. Sa pead sisendama kindlust, et see reovesi saab ühel hetkel puhastatud, sa pead andma
elanikele selle kindluse, et nad loodust ei reosta. Teiselt poolt sa pead ettevõtjale, et sa selle mingite tasudega neid üles ei puu. Ehk see töö on päris pingeline ka investorite siia toomisel ja seda ei saa selles mõttes vaieldamatult alahinnata. Aga õnneks Kohila vallas on selles suhtes hästi läinud, et meil on ka mitmes teises ettevõttes päris kõrge selle teadmiste ja arenduspotentsiaali kasutamine, ka näiteks kas või Norcar on teinud väga tublit koostööd ja neid leiaks veel. Aga vaieldamatult jah, ütleme üks Salutaguse pärmitehas on üks lipulaevadest ja ilmselt heaks näiteks kogu Põhjalas. Minister Oviir, mis võiks, mõtleme täiesti ma saan aru, et riigi tasandi mõtted on mõlguvad peas, aga kui mõelda korraks ettevõtte tasandilt, et mis võiksid olla need esimesed sammud, mis aitaks viia lõpuks sellele koostööle teadusasutustega? Eks nad ikka natuke need samad, mis ma olen ära nimetanud koostöösektorite sees, sektorist väljas, teadusarenduskeskused, sektoris sees ei taha teistega ühendust väga võtta, sest mõttes nad on ju konkurendid. Kuidas sa hakkad nendega koos arutama seda, et mismoodi me teeme? Juba vaikselt võtavad ja sinna juurde on need kasutada kõiki seda, mis riik pakub, siis erinevad teadusosak ja innovatsiooniosak, aga need on kuidagi kõik nagu siin täna läbi käinud, et võib-olla et üks asi, mis on jäänud natukene tähelepanu alt välja, on rahvusvahelistumine ja isiklikud suhted ja selle tähtsus, et selle ettevõtlusega kaasas käib ettevõtlikkus ja aktiivsus, mis tähendab, et tegelikult tulebki olla avatud, võtta osa erinevatest võimalustest, et suhelda ka siis riikide üleselt sarnases valdkonnas tegutsevate siis inimestega, et leida seda teadmist ja tarkust ka väljaspoolt Eestit, otsida koostööpartnereid nii selle teaduse osas, aga ka neid, kes seda toodet sooviksid osta ja väga paljud nendest igasugusest koostööst saab alguse isiklikust sobivusest, mitte läbi tele või selle Skype'i või mingisuguse muu multimeedia asja, võt sellest, et sa näed, sa räägid, te tunnete, te sobite, te tahate teha koostööd ja niimoodi on tegelikult sageli elus parimad ja pikaajalisemad koostöösuhted algavad just sellest. Ehk siis mitte vaadata ainult Eesti konkurenti või Eesti partnerit või Eesti sektori seda osa, vaid lihtsalt vaadata laiemalt Euroopa ja edasi kogu maailma tasand. Vaadata laiemalt jah, et tegelikult meie see siseturg on ikkagi 500 miljonit ja kogu Euroopa. Täpselt nii, just. Ei saa öelda keegi, et väike turg oleks. Ja teine pool küsimuses siin, millest me võiksime natukene arutleda ja viskan palli õhku, kes esimesena haarab. Mida me veel nagu süstemaatiliselt, me nägime ministri ettekannet siin, mida on riik plaaninud ja kiitsime siin mõningaid asju, mida seal plaanides on. Andres Keemanes ja ütles, et lõpuks ometi need asjad on plaanis, aga mida me peaksime võib-olla ühiskonnas tervikuna tegema, et see asi läheks veel paremini tööle koostöö ettevõtluse ja teaduse vahel, et see oleks tõesti miski, mis on loomulik. Siin on kindlasti lihtsamad vastused, võib-olla ütleme, et kasvatame 2-kordseks teadlaste arvu ja lähebki kohe paremaks, aga mis niisama lihtsalt ei saa tulla, aga nagu unistame. Kus kohas see võiks olla? Kus see võimalus peidus on? No siin ainult 2 tükki saad alustades, meie käes on ju need vahendid. Just, palun. Siis ma nüüd võtaksin ja alustaksin, kui ma ennem lõpetasin, et ma arvan, et see on hästi suures osas suhtumise taga. Millise suhtumise? Suhtumise üksteisesse nende sektorite vahel, et kui ma üks hetk hakkasin uurima, et kus ja miks see seisab see koostöö, siis kui ma rääkisin ettevõtjatega, siis ettevõtjad tõid käega ütlesid, et need ülikoolid teevad midagi, millest nagu mingit praktilist väärtust ei ole. Ja siis, kui ma läksin ülikoolide juurde, küsisin, miks te teete neid asju, millest praktilist väärtust ei ole, siis nad ütlesid, ettevõtjad on nii rumalad, et nad ei saa aru, et see, mis me teeme, on nagu väga oluline. Et tegelikult see näitab seda, et mõlemal poolel on küsimus nagu suhtumises. Ja see on laiem probleem, see ei ole ettevõtjate teadusasutuste probleem, see on üldine ühiskonna suhtumine, et kas me otsime seda ühist osa, kas me otsime koostöökohta või me pigem keskendume sellele, et mida keegi teine pool teeb valesti. Et see on küll väga üldine ja pehme üleskutse, aga ma ise tõsiselt usun sellesse, et kõik muutub, kui me keskendu sellele, mis teine pool teeb valesti, et minul on selline vajadus, ma ütlen ära oma vajaduse ja küsin, et kas sa saad aidata mind.
ja sealt võiks see koostöö edasi ilusti minna. Oskate te öelda kuidagi nagu praktilisel tasandil ka, et mida see tähendab siis, et kui me ikkagi nagu vaatame, eks, et üks vaatab ühele poole, teine teisele poole, et kus me selle muudatuse või milles see sünnib, milles see tekib? Mõttemuudatust on väga raske ütelda, kust kohast see täpselt sünnib, et see ongi see vajaduse teadvustamine ja siis selle järgi käitumine. Muidugi on ka võimalik seda teha täpselt vastupidi, et sa lihtsalt jätad selle praeguse arvamuse nagu sisse ja lähed teadusasutusse ja ütled, et mul oleks vaja sellist asja, kas te saate mind aidata. Ja väga sageli saadakse aidata. Või ka teaduspool, et ta ütleb, et kui kaua sa ikka ainult neid artikleid kirjutad, et tegelikult ma tahaks midagi teha, millel on reaalne väärtus. Ja siis otsida üles selles valdkonnas. Eesti ei ole nii suur, et neid inimesi oleks ühes valdkonnas tohutu palju. Otsi üles valdkonna parim tegija, mine ta juurde, et teeme koos midagi kihvti. Muudame maailma. Andres Keeman, ma tahan teie käest selle kohta kommentaari, mida minister just rääkis, et kui teie teete oma R&D-d ise, aga te kindlasti puutute kokku ülikoolidega ja seda oli presentatsioonidest ka näha, et kas see on nii, et oma inimestega, oma teaduse töö tegijatega on nagu lihtsam rääkida kui ülikooli omadega? Siin ei ole ühtegi ülikooli esindajad, saate ausalt rääkida ära nagu värvitootja värvitarbijale praegu. Ühe näite ma juba tõin, kus meil läks koostöö LR-i just sellepärast, et see oli 2006. 2006. Et me ei leidnud ühist keelt. Me olime mõlemad pooled olid tegelikult arrogantsed. Üks pool tuli siia kui suur rahvusvaheline, ütles, et te peaksite tegema sellise raha eest seda tööd ja teine pool oli suur teadusasutus, kes arvas, et kui tuleb suur firma, et siis me küsime ka ikka ja nii see asi lööri läks, et ma loodan, me ei ole vahepeal rohkem üritanud ja ütleme, et see hetk läks mööda. Et nüüd on tõesti nii, et sisemised ressursid on alati kergem taha saada kui kuskilt teadusasutusest. Aga võib-olla me peaks uuesti proovima ja õppima sellest. Palun, kas keegi saandab pakkuda järgmisi ühiskonnas selle mõtlemise muudatuse ja üheskoos parema tuleviku poole marssimise muudatusi, mis need võiksid olla? Jaa, ma mõtlen ikkagi meie lööklause ka, mõtleme suurelt. Ja teine tegelikult teema, mis meil puudutasime ka siin lõunalauas, oli see, et meie ühistegevuse, ühisarendamise mõttes on konkurents ja tihtipeale on see, et konkurendid ei saa oma vahel kokku. Nad ei saa nagu kokku laua taha kokku ja siin ongi see roll, et kuidas nagu seda teha, et nad laua taha saaks. Mina leian, et siin on ka väga paljud ka kohalikud omavalitsused nagu selles mõttes nagu abi osutanud. Me oleme loonud nagu selliseid kodasid, nagu oma ettevõtete kodasid, ühendanud ettevõtjad nagu ühtsesse ühe laua taha ja see ühendaks. Ja see annaks ehk väljundi ka selles mõttes uutele mõtetele, uutele turgudele hoopis. Ma küsin koolijuhi käest ka korraks, kuidas selle arrogantsiga siis on, et tõmbate kopsu õhku täis ja ei kuule ettevõtjad? Kuulasin kenasti ära, mida kolleegid arvavad ja tegelikult võib-olla ütleksin nagu kahte asja, et ma toon nüüd nagu ühe näite, et teate kindlasti selliseid kaubamärke nagu on Mercedes ehk Silver Auto ja Scania. Ja kui teravalt nad tegelikult oma müüginäitajate ja turujaotuse põhjal nagu konkureerivad. Me oleme paari aasta jooksul saanud nad ühe laua taga, alguses istusid nad ühes otsas ja siis üks teine otsas ja vaatasid altkulmu, aga teatud teema puhul, milleks on siis tegelikult neid mõlemeid ühtset huvitav, et ühine nimetaja on siis tööjõu taastamine, jätkuv ettevalmistamine, on nad võimelised panema tegelikult õlad vastamisi. Nüüd teine küsimus, nagu see oleb, kes siis nendest institutsioonidest peaks nagu esimese sammu astuma? Meie oleme küll seda tegelikult nagu teinud, et eriti nüüd, kui ka kutse- ja kõrgharidusse on tegelikult märkimisväärselt investeeritud, ma usun, et meie partnerid ei Raplamaal küll Eesti teavad, me rõhutame neile, see on teie jaoks tehtud siia. On investeeritud, on õppekavad arendatud, tulge nüüd ja kasutage. Mis hakkab nüüd nagu tegelikult ühiskonnas muutuma? Tänu sellele, et meie selline tööjõu arvukus on ikka märkimisväärselt langenud, toimub meie paremate poegade ja tütrete üle konkurents juba sektorite vahel. Kõik soovivad saada tööjõudu, keda suhteliselt napib. Ja kui võib-olla mõni aeg tagasi vaadati siis nii kõrgkoolide kui kutsekoolide poole sellise pilguga, et me oleme siis nagu see aedik,
kus siis kedagi nagu kinni püütakse ja siis toredasti ettevõtjad tulevad siis siia aediku äärde ja valivad omale sealt siis meeldivaid isendeid, et see oli muidugi must näide, aga sellest on nüüd tegelikult ettevõtjad aru saanud, et edukas ettevõte on see, kes panustab ise ka oma tööjõu nii-öelda leidmisele ja kasvatamisele. Ja eriti täiskasvanute õppe puhul on see väga selgelt näha, kui ettevõtted juba suunavad nii töökohapõhiselt õppima ja tunnevad muret oma tööjõu taastootmise või kompetentsi kasvatamise üle, et kes esimese sammu astub, julgem astub, kellel vaja on. Tuleme üksteisele vastu ja nii see juhtubki. Jaa, palun, Urmas. Lisaksin juurde sellise näite, et kuidas ülikoolidesse siis peaks suhtuma, et vast üks 10 aastat tagasi siis me kaardistasime mingitel asjaoludel ja me leidsime, et Eestis on 100 doktorikraadiga sellist tippteadlast, kellel on oma koolkond, kellele ja keda siis koos selle koolkonnaga kasutada erinevates valdkondades, mitte loomulikult mitte ainult mikrobioloogias või toiduteaduses, aga kõikides valdkondades kokku. Nüüd see arvukus paraku, teadlaste arvukus doktorikraadiga, see on kordistunud, see on 3-4 kordistunud, mis muidugi ei tähenda paraku, kuna ülikoolid toodavad doktorid ja plaanivad toota veelgi intensiivsemalt järgnevatel aastatel, et siis need teemad või teemade valdkond õigemini, et see laieneks, et ülikoolide võimekus, et nende tarkade professorite võimekus laieneks kõikide ettevõtete, kõigi nende ütleks ikka 10 000 ettevõtete, kellel on kõigil oma spetsiifilised probleemid, see ei ole võimalik. Ehk siis ülikoolide võimekus, teiste teadusasutuste võimekus ja ettevõtete enda võimekus, sellepärast et tootearendus, mida kõik ettevõtted tegelikult iga päev resultaadini suured ettevõtted jõuavad võib-olla mõne nädalaga, väiksemad ettevõtted võib-olla poole aastaga, aga ka see on innovatsioon, ka seda tuleb toetada. Ja siis ikkagi oma firma olemasolu õigustuseks, et me oleme ennast positsioneerinud nagu selliseks kolmele vaalale, et me oleme ärifirma, ilma selleta me ei elaks tänapäeval siin nädalatki enam. Me oleme uurimisasutus ja me kavatseme ka jätkuvalt ennast akrediteerida nagu uurimisasutus ja me oleme omamoodi ülikoolile toeks nagu kraadiõppeasutus. Siin need 10 doktorid ja varsti saab 100 magistrit, keda me tootnud oleme, et see on koostöös ülikooliga. Aga nüüd kõige esimese küsimuse juurde tagasi tulles, et ootus siis riigilt, et need väga mitmed meetmed, reaalsed meetmed, mis on rakendatud, enam vist ettevõtetele tuttavad innovatsiooniosak, arendusosak, nüüd kahtlemata siis teadusasutustele tuttavad, siin siis Nutipro või endine Archimedese meede, siis ettevõtte arendusprogramm loomulikult, et nendega peaks olema nii, et nende jätkuvus ja nende toimuvus peaks olema võimalikult järjepidev. Et nii ettevõtted, ka riik ise, aga ka siis ülikoolid ja uurimisasutused, kelle kompetentsi ja võimekust siis ära kasutatakse nende meetmetega, et saada siis see vajalik teadmussiire ettevõtlusesse, et see oleks pidev. Et kindlasti see nüüd ei ole etteheide, aga oli meil siin 1,5 aastat tagasi näide, kus avanes innovatsiooniosak, ei olnud 3 kuudki ja oli jälle tühjus. Nüüd praegu
olen püüdnud tagasisidet saada ja et kas ikka selles innovatsiooniosaku meetmes ja arendusosaku meetmes, kas on ikka piisavalt raha, et ettevõtted tõesti saaks veel aastaid ja aastaid seda kasutada. Et no, need inimesed, kellega mina ministeeriumis olen rääkinud, nemad on kinnitanud, et raha on ja kui vaja, paneme juurde. Et äkki minister ka kinnitaks seda praegu. Liisa-Oviir Alluvad on juba lubanud, et raha jätkub aastateks. Kuidas sellega siis tegelikult on? Paneme nüüd salvestusseadmed, kellel? Ei ole mõtet panna, ma ei ütle midagi nii rõõmustavat. Et tegelikult on need asjad ikkagi niimoodi, et kõik, mis on seotud struktuurifondidega, on seotud struktuurifondi perioodidega. Praegune periood kestab kuni aastani 2020. 2014 kuni 2020. Miks need vahed tulevad, on see, et kui üks periood lõppeb, raha saab otsa ja kuni uue perioodi rakendamisena, nagu ma ütlesin, 2014 algas, praegu alles 16 enamus avanesid, sellepärast, et Euroopa ise jõudis need asjad alles 15 lõpuks valmis ja siis peame meie veel need ette valmistama. Ja seda raha on ühes meetmes nii palju, kui teda on ja kui tema on otsas, siis tema on otsas. Aga mis ma tahtsin nende meetmete kohta ütelda, et nende meetmete eesmärk ei ole jääda nii-öelda püsivaks doonoriks, sellepärast, et ka Eesti oli eelmine periood see riik, kes sai rahasid ja ka see periood saab rahasid. Järgmine periood me saame ettevõtlusesse ilmselt oluliselt rohkem rahasid ja me hakkame ise doonorriigiks. Mis tähendab seda, et kõikide nende meetmete eesmärk, mis vähemalt on minu ajal nagu disainitud, me oleme üritanud disainida selliselt, et anda võimalus alustamiseks, enda kõvasti niimoodi jalad alla saada ja siis tegelikult olla suuteline ilma riigi toetuseta edasi minema. Et see on see asi, et selline hariduse pikaajaline toetamine käib ikkagi läbi Haridus- ja Teadusministeeriumi, mitte läbi ettevõtlusmeetmete. Nii et kahjuks ei olnud siin vist midagi, mida tasuks lindistada. Aga väga hea meeles pidada, Urmas Sännik, et käive peab nii palju kasvama ühel hetkel ja kasum, et riigi toetusi enam selleks tegevuseks vaja ei lähe. Ma küsin saali käest, kas kellelgi on tekkinud küsimusi, mõtteid, mida tahaks repliigi korras öelda ja või midagi lisada sellele arutelule, sest et tegelikult on see ju meie kõigi arutelu, mitte siin saali eesistujate ja minu omavaheline kuidagi mõtete vahetus. Ma saan aru, et mõtteid on nii palju praegu lihtsalt hetkel ja kell on ka juba piisavalt palju. Ma lõpetan täitsa lõpu küsimus ja viskan õhku jälle korra mõtte, et Andres Keeman, kas üldse siin tegelikult on nagu põhjust riigi otsa vaadata, otsides seda koostööd siis tootmisettevõtte, teenindusettevõtte ja teaduse vahel? Või on see eelkõige ikkagi ettevõtte enda asi ja peale seda, kui mingid asjad on hakanud minema, alles siis vaadata, kas kusagil on riigi rahakotis ka mingi toetus? Jällegi meie näitel on kaks teemat, tõesti on järelkasv, inimesed ja siin me oleme tõesti, vaatame suuri silmi riigi otsa, aga me teame muidugi, et mis see tähendab järelkasvu osas, vaatate suuri silmi riigi otsa? Tekiks erialane haridus tagasi, nii nagu ta oli palju aastat tagasi, kus meil oli polümeeride alast know-how'd oli palju rohkem tulemas. Praegu need teemad on natukene varjatud rohkem keskkonnakaitse ja muude selliste teemadega, aga spetsiifilist tarkust oleks vaja jälle nagu inimestesse panna ja kallata. Ja me oleme nõus lihtsalt aitama siin praktikabaasiga. Ja siis me saame juba tükk maad edasi. Aga kui me jõuame mingisuguste spetsiifiliste teemadeni, üritasin siin ka rääkida Rapla spetsiifikast suures kontsernis, siis võib juhtuda niimoodi, et on mõistlik teha ära Eesti-sisene arendustöö, mis ütleme isegi suure kontserni jaoks tundub olema mõistlik ja efektiivne ja siis see asi tehakse ka ära. Aga selleks on vaja nii-öelda kõvasti pingutada. No kui te lasete korraks enda korporatsioonist lahti ja mõtlete sellise keskmise Eesti ettevõtte peale, mida Akzo Nobel Raplas kindlasti ei ole, et ta on kindlasti ülespoole ettevõte, et mida te selles kontekstis näete? Kui oluline siin tegelikult see riigi abi kohe alustamise juures on? Või peaks ikkagi selle võtsma ettevõtja kõigepealt enda teha? Ma arvan, et edukas ettevõtja oskab ise
otsustada enda eest, mis tal vaja oleks, et ma ei saaks siin nagu kellegi teise eest otsustada, et riik peab looma võimalusi, aga see võimalus peab olema just nii nagu Neljasele kalapüügi õpetamine, eks ole, et saaks edasi ise hakkama. Kas keegi tahab vastu vaielda sellele? Vallavanem tahab täiendada ja koolijuht tahab lisada ja siis tõmbame joone alla. Ma tegelikult tahaks selles suhtes täiendada, et kindlasti riik ei saa ennast nagu distantseeruda, aga mingil määral, kui me võtame ka omavalitsust või riiki, siis eks riigi roll ongi siin tagada selle tööjõu, kvalifitseeritud tööjõu olemasolu, see hakkab juba tõesti üldharidusest pihta, gümnaasiumiharidusest, vaadata, kuidas seal on võimalik ettevõtlikkust kasvatada, arendada, ka võimalik teadustööd teha, mis on täiesti normaalne, vähemalt gümnaasiumiastmes, siis minu meelest on see väga õige samm, et meil on tegelikult doktoriõppe märksa laiemaks läinud, loomulikult see ei anna kohe korra pealt seda tulemust, aga kui meil oleks tõesti tähendab, see on nagu püramiid, et kui sa tahad ühte tippu saada, siis sul alt peab olema vundament märksa laiem, eks see doktoriõppega on samamoodi, magistriõppega ja riigil roll on minu meelest siin see, et ta aduks meie hetkevajadusi ja vastavalt sellele ka siis suurendaks ka siis riiklikult tellimust mingis valdkonnas, suunaks teatud kohta raha, muidugi siin on omad nõrkused võib-olla see, et nii nagu üldse elu meil on natuke projektipõhine, on ka teadusesse grandipõhine ja sellist baasfinantseerimist on vähe, ma saan aru, et see ei ole ettevõtlusministri valdkond, vaid teadus- ja haridusministri valdkond, aga siin on riigi roll, et tegelikult ei ole vahet, mis minister parajasti seda nüüd esindab, vaid Eesti riik on meie tegelikult jaoks ikkagi üks ühine. Et riigil kindlasti võimaluste roll on. Lihtsalt lisan vahele, et ega Eestis on ka raamatupidajate ületootmine olnud riikliku tellimuse põhjus. Ühel hetkel lihtsalt olid süsteemis sellel hetkel valed andmed ja see ei olnud kellegi tööviga, vaid see oli lihtsalt mingite järjestikuste väikeste pisieksimuste lõpptulemus. Nii et selles mõttes ei saa ka sellele süsteemile alati mustvalgena lootsma. Loomulikult ei saa, ja siis, kui see viga on ilmunud, siis tuleb seda võib-olla tunnistada ausalt ja hakkad seda parandama, aga nende vigade puhul ongi see välp või see periood on tegelikult päris pikk. Minu meelest arstide puhul me teame, et see, mis jäeti tegemata 2000 päris alguses, täna tegelikult 15 aastat hiljem me nüüd tõdeme seda, et nii on. Aga kui me täna vähemalt sellega tegeleme, siis on lootust, et 10 aasta pärast on olukord märksa parem. Heiki Hepner, aitäh! Ja Eero Kalberg, teie saate panna punkti maja peremehena. Ma ilmselt väga kohane on siit jätkata ja proua ministriga sellele viitas, et ma tuleksingi tagasi tööjõuseire ja vajaduse prognoosi programmi juurde OSKA, mille siis tegelikult riik Eesti Kutsekoja abiga ja koososalusel nagu käivitas. Ja see tegelikult sektorite kaupa on seal viidati juba raamatupidajatele, kus siis tuli välja, et neid on palju, on selles sektoris, on ka messanduses läbi viidud ja ka IT-sektoris. Järge ootavad siis kõik sektorid ja need käiakse toredasti läbi. Ja sealt oli ennem küsimus, et sealt tuleb ka väga selgelt välja, et kas siis riik või ettevõtted, kas muna või kana, kumb see nüüd nagu oluline on. Aga IT-sektori näitel on väga selgelt näha, kui sektor võttis ennast kokku ja avaldab survet iga nurga peal, nii riigile, rahastajatele kui muule, nad on saanud ennast suurelt pilti, nad on saanud rahastusele. Ja minu sõnum võib-olla siit ka kooliga seotud valdkondade, on meil IT-valdkond, on ka siis tehnikute ja muud valdkonnad, et sealt on täpselt näha, kui aktiivsed on sektori ettevõtted, või ka teistpidi, kui palju nad siis riigi SKP-st seda tükki toodavad, kui oluline see on, täpselt nii hästi lähebki. Ja meil on ka väga palju, nii nagu kolleeg Asko Nobelist ütles, et ei ole nagu õpetatavat eriala. Ka rasketehnika poolest on näiteks Eesti kõrgharidusmaastik suhteliselt kasin. Aga neid spetsialiste me ka nagu konkurentsis püsimiseks vajame. Ja siis ongi küsimus, kes selle üle muret kannab siis? Ja jälle, kes siis esimese sammu astub? Me saame ainult mõjutada iseenda astumist. Ise astume esimese sammu lootes, et teised vastu tulevad. Nii see on.
Suur aitäh kõigile osalejatele, mul on väga hea meel, et tänase päeva jooksul Tiia Randmaa kutsekoja juhi ja Oska eestvedajana on mitu korda saanud luksuda, aga selge see, et kui me räägime teadusest ja investeeringutest teadusesse, siis kõik see on seotud inimesega, nii nagu me täna hommikul siin alustasime. Meil on vaja inimest, kes need teadusinvesteeringud rahaks pöörab seda sama ettevõtlust tehes. Rapla majandusfoorum Investeeri Raplamaale, Investeeri teadusesse on saanud vahejoone alla. Suur aitäh kõigile osalejatele. Nüüd pannakse saali uks kinni ja enne välja ei saa, kui kõik siider on joodud. Head õhtu jätku!